Tere! Mina olen Taavi Kuri, Tervishoiumuuseumi näituste projektijuht ja selles 3. veebituuris räägime näitusel Mina superorganism, veidikene, kus baktereid veel inimese kehal leida võib ja tema sees, aga ka antibiootikumidest, hügieenist ja lõpuks ka bakterite kasutamisest. Et lisaks juba räägitud seedetraktile, kus on väga erinevaid liike bakteritest leitud, on kõige rohkem leitud baktereid veel inimese suus. Nii keele- kui kurgumandlitel, ninasõõrmetel, sigemetel ja meile juba tuttavad hõimkonna värvid on siin ära toodud, et millised erinevad bakterid siis jaotuvad erinevate hõimkondade vahele. Aga lisaks suule muidugi leidub bakterid veel väga palju nahal ja ka inimese sugu- ja kuseteedes. Baktereid nahal võib leida isegi üle 1000 liigi, aga erinevates kehapiirkondades on kohastunud erinevad bakterikooslused. Just tänu sellele, et seal on erinevad tingimused. Me saame jagada suisa 3 erinevatesse piirkondadesse bakterikooslusi. Nii niisked piirkonnad, näiteks naba ja kube või jalatallad või kindlasti kaenlaalused, või siis hoopiski kuivad piirkonnad, näiteks käsivars või otsmik, tuharad, aga ka rasused piirkonnad. Ja nahk on inimese esimene kaitsekiht, kust erinevad haigustekitajad läbi ei pääse. Ehk terve vigastamata nahk, selle peal elab väga palju erinevaid bakteriliike, mis on kohastunud meiega koos elamiseks. Ja tavaliselt toimub ka sellel naha peal bakterite omavaheline olelusvõitlus. Ehk kui sinna on juba selle piirkonna juba koloniseerinud teatud bakteriliigid, siis nad hoiavad seda piirkonna väga kiivalt ja ei lase teisi bakteriliike ligi. Ehk nad tekitavad veidikene happelist keskkonda, mis paljudele teistele bakteriliikidele ei sobi, või toodavad mingisugused ained, mis tõrjuksid neid teisi liike ja nii nahal kui erinevas ümbritsevas keskkonnas võib leida selliseid bakteriliike, mis meie sisse sattudes, keha sisse sattudes võivad olla meile ohtlikud, kuid nahapinnal on täiesti ohutud. Näiteks selline tavaline bakteriliik, mida võib meie nahalt ka leida, Clostridium botulinum, eritab mürkainet botuliini, mis põhjustab lihaste halvastust ja seda kasutatakse nii meditsiinis kui ka täiesti tavalised kosmeetilised eesmärgid, kus süstitakse sisse lihastesse botoxit, mis siis ei lase näiteks näonahal kortsutada, miimikat kasutada ja tänu sellele siis tundub, et nägu on veidikene siledam või otsmik. Aga ka selline bakteriliik nagu Brevibacterium linens, kes elab meie jalataldadel ja põhjustab sellist halba lõhna. Seda sama bakteriliiki tegelikult kasutatakse teatud juustusortide valmistamisel, nii et täiesti on tõepõhi all, et meie jalad võivad aeg-ajalt lõhnata nagu juustud. Või selline bakteriliik nagu Staphylococcus aureus, keda jällegi ümbritsevas keskkonnas võib leida, aga kui ta haigla territooriumil tihtipeale võib muteeruda ja siis sellist bakterit nimetatakse juba metsitsiliinresistentseks Staphylococcus aureuseks ehk MRSA-ks, mis tõesti haiglakeskkonnas levides on tõeline õudusunenägu, sest teda tavaliste hügieenivõtetega hävitada ei saa. Kui me räägime bakteritest suus, siis siin on ka leitud väga erinevaid liike. Nagu ma juba mainisin, siis tõesti seedetrakti järgi inimkehas on ta teisel kohal.
Ja siin võib eristada nii pestud suud kui pesemata suud, ehk pesemata suus võib tõesti olla umbes 21 miljardit üksikut mikroobi. Ja täpselt neid liike me jällegi ei tunne, ei tea, mis nad seal teevad, aga tavaliselt nad elavad siis hästi korrastatud kooslustes. Ehk hamba pinnale kinnitub teatud bakteriliigid, kes suudavad sellele pinnale kinnituda. Nende külge haagivad ennast teised bakteriliigid, kes siis tavaliselt toituvad esimeste toodetud ainevahetusjääkidest. Nende peale omakorda kolmas kiht ja neljas kiht, niimoodi, et tekib selline kõrge külakuhi. Ja seda nähtust nimetatakse biokileks, mida me kindlasti oleme märganud ka loodusest. Näiteks mererannal olevad kivid, kuhu peale tekib samamoodi niisugune libe kiht, mis ühel hetkel füüsiliselt lihtsalt ära uhutakse, sest see kinnitus, esimene kiht muutub niivõrd nõrgaks, et ta seda suurt massi ei suuda enam oma küljes kinni hoida. Selle tõttu hammaste pesemisel on hästi tähtis mitte ainult keemiline reaktsioon selle hambapastaga, vaid ka füüsiline hammaste harjamine, et me saaksime siis selle biokile hammaste pealt jällegi ära eemaldada. Hügieeni eesmärk ei ole tappa kõiki baktereid ära. Hügieeni eesmärk on tegelikult hoida neid bakteripopulatsioone tasakaalus või teatud piirides. Ehk kui me läheme oma koju, siin on näidatud 2 kööki nii 100 aastat tagasi kui tänapäevast, siis me leiame erinevatelt pindadelt väga palju erinevaid bakterikolooniaid või baktereid, mida te siit saate ka näha. Ja need on tavaliselt seotud just nimelt nende soodsate kasvutingimustega. Ehk kõik pinnad, mida me kätega katsume, me viime tavaliselt sinna toitaineid, ehk erinevad toiduvalmistamise riistad, uksekäepidemed, kõik muud lingid, laud, nii edasi. Õige temperatuur, ehk kui seal on soodus temperatuur selle bakteriliiki kasvamiseks, siis need bakterid ka seal kasvavad. Ja loomulikult niiskus, mis on siis elu alus, ehk tal on vaja arenemiseks vett. Ehk me näeme kindlasti kraanikausis või švammi peal palju bakteriliike ja sellistes niisketes tingimustes. Samas kui koldes või kuskil suitsuses, laealuses neid baktereid eriti ei levi. Millised need tavalised hügieenivõtted siis on, me kõik neid teame ja tänases päevas kindlasti need on hästi olulised. Ehk esimene on tavaline pesemine, ehk me peaksime käsi pesema kindlasti enne sööki, peale tualetist tulekut, viiruse leviku vaatenurgast ka kindlasti ühistranspordist tulles, koju tulles. Me saame käsi desinfitseerida poodi minnes, poest tulles. Aga iseennast tuleks pesta ja oma kodu pesta siiski mõõdukate pesemisvahenditega. Sest selline laustapmine on ikkagi asjakohane haiglates, haigete inimestega tegeledes ja viiruseid tõrjudes. Ehk kodus, kus on meil tavaliselt terved inimesed või ka tavalises situatsioonis inimestega kohtudes, meie immuunsüsteem, terve immuunsüsteem saab nende bakteritega hakkama ja ei vaja selliseid ekstreemseid hävitamismeetodeid. Ehk oma kodu, oma pesu võiks siis mõõdukate pesemisvahenditega puhastada ja hooldada. Aga muidugi kõik need tavalised võtted, mida me ka toidu puhul siis kasutame, ehk me saame siis panna külma, kus siis see paljunemisprotsess bakteritel peatub või vastupidi kuumutada, ehk siis hävitada nende bakterite jaoseid ja paljunemine lõpeb või siis ka tuulutada, mis just nimelt viiruste mõttes on hästi tähtis, et seda keskkonda, kus on siis me oleme tropis inimestega koos olnud, et seda siis haigustekitajad sealt jällegi välja siis uhada selle värske õhuga, mis on õuest tulnud. Enamus bakterid meie peal, meie ümbritsevas keskkonnas on meie jaoks täiesti ohutud. Meie immuunsüsteem saab nendega hakkama ja tihtipeale on need erinevad bakteriliigid meie jaoks hoopiski kasulikud. Eriti meie sees, meie soolestikus kohandunud bakteriliigid.
Kuid me teame, et paljud bakterid ja ka viirused on haigustekitajad. Ja bakterite vaenlane number 1 on antibiootikum. Kui enne antibiootikumide avastamist oli tuberkuloos ja kopsupõletik surmapõhjused maailmas number 1, siis tänu Alexander Flemingule, kes täiesti juhuslikult 1928. aastal avastas penitsiliini, siis nüüd oleme sellised suured pandeemiad ja haiguspuhangud suutnud seljatada. Loomulikult tänapäeval penitsiliin on muutunud ja bakteriliigid on ka kohandunud selliste ainetega, mis neid hävitavad. Ehk kui me varasemates videotuurides oleme rääkinud bakteritest kui suurtest muutujatest, siis siin mängibki hästi suurt rolli seesama evolutsioon. Miks bakterid muutuvad nii kiiresti, on nende kiire paljunemine. Kui inimese või loomade puhul on see evolutsioon hästi aeglane, siis siin tõesti põlvkonnad vahetuvad väga kiirelt ja täiesti juhuslikud mutatsioonid ehk geenides toimunud muutused võimenduvad tänu sellele, et neid bakterid on miljonites ja miljonites. Ehk kui inimpopulatsioonis või loomapopulatsioonis see muudatus oleks hästi harv ja haruldane, samasugune harv ja haruldane on ta bakterite maailmas, aga lihtsalt neid baktereid on nii suures hulgas ja nad nii kiiresti paljunevad. Tänu sellele siis tõesti see muteerumine ja muutumine toimub väga kiirelt ja ka kohandumine vastavalt keskkonnatingimuste muudatustele või siis teatud ainetega, mida me kasutame bakterite vastu võitlemisel. Mingite ravimitega nad kohanduvad ja võivad muutuda nende ravimite vastu resistentseks. Antibiootikumide võtmisel kindlasti on hästi tähtis järgida raviplaani, mis arst on teile ette pannud, sellepärast et iga uus antibiootikumi kuur vaesestab ka meie enda, meiega kohandunud bakterikultuure meie seedetraktis, mikrobiotas ja see meile kasuks ei tule. Kuid kui antibiootikumi kuur on välja kirjutatud, siis tuleb see ka lõpuni ära teha, selle tõttu, et kui meil välised sümptomid on kadunud, siis tegelikult need bakterid võivad seal sees, kelle vastu siis antibiootikumi on välja kirjutatud, edasi paljuneda ja areneda, ilma et nad meie organismile midagi teeksid, aga nad kohanduvad selle antibiootikumidega ja me kanname need bakterikultuurid siis edasi teistele inimestele ja niimoodi need antibiootikumi resistentsed bakterid levivad. Ehk ikkagi arst on see, kes määrab teile ja ütleb, millal siis antibiootikumi kuur tuleks lõpetada. Kui nüüd tõesti kõik on väga halvasti läinud ja meie näiteks sooletrakti bakterid on tõesti düsbioosis ehk see mitmekesisus on väga vaene ja on avaldunud väga erinevad rasked haigused, siis midagi muud üle teha ei olegi, kui teha sellist bakteriliikide siirdamist, mida tavaliselt siis tehakse tavalise kaka siirdamisega, mis on võib-olla selline peenem nimetus fekaalne transplantatsioon, aga see tegelikult tähendab siis seda, et tervelt inimeselt võetakse siis kakaproov, tsentrifuugitakse ja püütakse siis teise haige patsiendi sisse siis kas siis altpoolt panna kolonoskoopia kaudu või siis ülevalt poolt läbi suu või nina lasta siis toru, et ta jõuaks seedetrakti, et ta ei läbiks siis magu. Ehk maohappe tavaliselt siis hävitab need bakterikultuurid, kes võivad sinna sattuda. Ja see on siis tõesti selline võimalus, et taasasustada siis seda seedetrakti uute elujõuliste ja heade bakteritega, kes siis aitavad meil võidelda nende halbade bakterite vastu. Ehk nagu ma rääkisin, olelusvõitlus toimub, eks ole, kes on meie ka juba kohandunud meie jaoks kasulikud ja vajalikud. Nemad ka siis hoiavad eemal meist need kahjulikud bakterid ja ei lase neil siis suurtes arvudes paljuneda. Lisaks sellele, et bakterid võivad olla meie tervisele väga tähtsad ja kasulikud, oleme me aastatuhandeid enese teadmata bakterid ära kasutanud igasugustes eluvaldkondades. Näiteks seesama kääritamine, tänu millele me oleme saanud toota alkoholi, õlut, veini või ka pagaritooteid, kergitada leiba ja saia. Tänasel päeval erinevad tööstusalad kasutavad bakterikultuure just nimelt tootmaks erinevaid aineid, mida on võimalik siis tänu bakterikultuuridele saada märksa odavamalt või eetilisemalt.
näiteks meditsiin toodab erinevaid hormoone või vaktsiine, neid samu antibiootikumi või saab isegi toota vitamiine. Näiteks vitamiini B12 tootmine, mida on vaja meie närvisüsteemi heaks toimimiseks. Suurtes kogustes taimsetes saadustes ei ole, on pigem just nimelt loomsetes saadustes. Ja seda me saame siis nende bakterikultuuride abil toota ja näiteks taimetoitlased võiksid siis neid lisandeid tarbida. Aga ka erinevad ensüümid, eks ole, näiteks seesama insuliin, mida varasemalt siis toodeti vasika või veiste sigade kõhunäärmetest. Tänapäeval me saame siis seda toota tänu bakterikultuuridele või näiteks juustu kalgendada kümosiini toota tänu bakterikultuurile, mida varem tuli jällegi vasikate maost siis, noorte vasikate maost siis toota. Ja need loomulikult siis hukkusid. Aga lisaks toiduainetööstusele ja meditsiinile kasutab keskkonnakaitse bakterikultuure, et eemaldada keskkonnajäätmeid keskkonnast ja likvideerida selliseid suuri saasteaineid. Muidugi see on aeglane protsess, aga odavam ja tõhusam või reovee puhastamine. Põllumajanduses mullaviljakus sõltub bakterikultuuridest ja ka silo saab valmistada tänu bakterikultuuridele ja tööstuses saab uuemad teadusavastused tänu uuematele teadusavastustele kaevandada metalle. Ehk nad söövad näiteks vanadest elektroonikaseadmestest ümbritsevad plastielemendid ära ja järgi jäävad väärismetallid või siis hoopiski mingisugusest maagist kaevandavad välja konkreetset spetsiifilist metalli. Või ka biokütuseid saab toota või kemikaale. Ja loomulikult ükski taimne või loomne organism ei suudaks laguneda, kui ei oleks olemas neid samu bakterikultuure, mille tõttu kõik siis laguneb ja kõduneb, mida on siis näha siin samas biokastis ehk kompostikastis, mida igaüks võib ka kodus kasutada. Ma loodan, et kui see eriolukord läbi saab, siis te tulete vaatama seda näitust ise ja saate palju targemaks, aga kõik see teave on olemas ja kättesaadav ka meie kataloogist ja ka YouTube'is on leitavad lühikesed animatsioonid, mis võtavad need erinevad teemad, mida siin näitusel käsitletakse ilusti kokku, ehk leidke need veebivahendid ja virtuaalsed keskkonnad üles ja tulge külastage füüsiliselt meie muuseumi siis, kui selleks on õige aeg ja see on ka ohutu. Aitäh teile!